et see sõna suhe või tüdruksõber tekitab temas külmavärinaid ja paanikahooge ja Kas sa tunned puudust mingisugusest kindlustundest seal suhtes, isegi kui kõik muu klapib ja mingid rahateemad ei klapi, siis ma ütleks, et pikka tulevikku ei ole. Ta ütles mulle, et kui mina teen sulle abielu ettepaneku, siis miks sina ei tee mulle ka abielu ettepanekut? Mida pekki sa ajad mulle? Hei, sa oled Kirstordi lainel ja mul on nii hea meel, et sa oled täna praegu siin minuga. Ja ma ei tea, kuidas teil, kas sa olete jõudnud kuidagi nagu seda suve nautida ka? Mul on nagu selline so seis, ma ütleks, et kuidagi hästi hirmus on see, et ma taban ennast iga päev sellelt mõttelt, et oh my god, kuidas aeg nii kiiresti läheb. Et silmapilgutusega on nagu päev juba mööda läinud ja just nägin TikTokis ka keegi jagas seda, et kui sa käid veel koolis ja ei tee tööd, siis naudi täiega neid suvesid, mis sul praegu on, sellepärast, et sa saad nagu päriselt suve nautida. No okei, ilm on nagu veits teine teema, on ju, aga vaatamata sellele ilmale on sul vaba aega teha seda, mida sa soovid. Et täiskasvanuna, jah, me ikka kõik ootame seda suve, aga paratamatult jäävad ka töökohustused alles selles suhtes, et need ei kao nagu suvega mitte kuskile. Kuigi puhkuste periood, nii et ma loodan, et kõigil on puhkused kirjas ja saate ikkagi mõnusalt nautida. Minul ju algab ka, no mitte kohe veel, aga mõne aja pärast algab suvepuhkus, aga podcastiga on siis meil eelviimane osa täna enne suvepuhkust. Ja kuidas mul vahepeal läinud on? No ma ütlekski nii, et omajagu on olnud vaja tööd ära teha ja samas olen saanud ikkagi ka puhata ja nautida. Mul on praegu hästi mõtteis, kuna täna see on jälle nagu hästi obvious mulle või hästi nagu ilmselge, et mul on midagi mu silmadega jamasti ja siis sellepärast on mul praegu nagu hästi peas ka, et täna kuidagi eriti ma tunnen silmalaugude pealt ja silma sisenurgast nahk on nagu hästi kuiv ja ketendav. Mul ei ole kunagi elus varem sellist asja olnud. Ja ma ei saa täpselt aru ikkagi, millest see tingitud on. Ja siis ma täna hommikul hakkasin vaatama, et peaks vist nagu nahaarstile minema, et ma ei oska enam ise midagi teha. Ma olen siin proovinud mingeid erinevaid asju ja no lihtsalt ei toimi nagu mitte miski. Ja see on ikka päris jõhker. Et ma tahaksin ju ikkagi ka võimalikult kiiresti ja siis see siuke klassikaline dermatoloogi või nahaarsti vastuvõtt on 115 kuni 140 eurot. Et päris jõhker nagu, et mul lihtsalt on ju järsku on mingi kuivus ja nüüd ma pean maksma selle summa, et üldse teada saada, et mis siis täpsemalt toimub ja loodetavasti muidugi sellega kaasneb ka siis mingi lahendus, et tegelikult ju tervis on meil kõige olulisem asi, mis on ja siis kui jällegi panna võib-olla teistsugusesse perspektiivi, siis mõtled, see, ma ei tea, 120 eurot maksta selle eest, et tervis oleks korras, võib-olla polegi nii hull, on ju, et perspektiivi küsimus, aga igal juhul järsku out of nowhere see välja käia, ei ole meeldiv, aga tuleb minna. Ma olen seda edasi ka lükanud, ega ma arvan, keegi nagu väga ei tõtta just arsti juurde, et ikka alguses proovid kuidagi ise nagu mingi lahenduse leida ja siis lõpuks, kui hakkama ei saanud, siis tuleb minna, on ju. Et see on mul siin siuke nagu murekoht, mis on praegu mõtteis olnud ja teine ongi see, et kuidas ma saaksin oma sellest nagu oravrattas mentaliteedist välja tulla ja suuta olla ikkagi ka hetkes, et ei oleks niimoodi, et pärast kui see suvi läbi saab, siis ma olen järsku nagu oh my god, kuhu see suvi üldse kadus või kas ma üldse nagu midagi lõbusat ja toredat ka tegin, et seda momenti absoluutselt ei tahaks ja seda ma üritan ka endal nagu meeles hoida, et see on minu enda teha, et kui palju ma olen kohal hetkes ja kui palju mida ma prioritiseerin.
töö on muidugi selles suhtes oluline, et leib peab laual olema, arved peavad makstud olema, on ju, et see peab olema prioriteet, aga samas ma arvan, et seal on nagu võimalik see mingi balanss leida. Et seda ma siin üritan leida, aga tegelikult mind ootab ees väga-väga vahva nädalavahetus. Kui sina seda kuulad, siis mul on see nädalavahetus just selja taga, aga praegu see veel ootab mind ees. Me lähme pestikatega Helsingisse Dimensioni kontserdile ja veits nagu paneb muretsema võib-olla see ilmateade, et kuna see toimub vabas õhus ja näitab, et ikkagi sajab terve päev, siis ma ei tea täpselt, milline see elamus olema saab, aga igal juhul saab olema vahva koos pestikatega teha niisugune 24-tunnine Helsingi trip ja siis ma lähen ka Black Eyed Peasi kontserdile. Et see tuli ka suhteliselt alles hiljuti see otsus, et me Lauraga sinna lähme, nii et seda on ka oodata. Seega see on mu lemmikasi üldse, kui on plaanid, on mida oodata, mingi siuke väike elevuse surin on sees. Nii et üldiselt mul läheb täitsa hästi. Aga räägime tänastest sponsoritest ja kõigepealt on meid toetamas siin Mediron ja mina palusin, et me saaksime ühele siis häälsõnumi saatjale saata just minu lemmikud Laundry Sheets tooted. Kuna ma ise ainult neid kasutangi, reaalselt ma pesen oma pesu kogu aeg nende pesuribadega Laundry Sheets brändi poolt ja mul on praegu siis kasutusel just need lõhnavabad, et siis ma saan ise otsustada, et kui ma tahan, siis ma panen sinna juurde Laundry Sheetsi neid scent boostereid. See on siis siuksed nagu graanulid ja mulle meeldib väga see peach lõhn ja nendega on nagu ka väga hea see, et saad ise doseerida, palju sa neid tahad panna, kui tugevalt sa seda lõhna tahad ja iga kord ma isegi üldse ei pane neid, et kui ma ei taha mingisugust lõhna, siis ma lihtsalt ei lisagi neid juurde ja siin pakis on siis 60 pesuriba ja ta võtab nii vähe ruumi, nii lihtne see doseerimine, et selles suhtes mulle väga-väga meeldivad need tooted ja Medironi poolt siis lähevadki ühele häälsõnumi saatjale just need 2 Laundry Sheets toodet. Ja teiseks toetajaks on meil siis Elune ja nendel on siis selline aroomiterapial põhinev diffuuser, mis siis on mõeldud selliseks mõnusaks õhtuseks rutiiniks, et sa saaksid kuidagi sellele nagu unerežiimile ümber lülituda, eriti kuna me oleme tihti just enne magaminekut ekraanides ja kes teab võib-olla veel igasugused stressimõtted peas, siis selleks, et see uni tuleks, et see uni oleks hea, sügav, siis see Elune ongi mõeldud selleks, et sellelt päevaselt kiirelt rongilt maha astuda ja tekitada endale selline hästi mõnus keskkond, selleks, et saaks tulla sügav, mõnus uni ja siin on siis sees melatoniini, kummelit, lavendliekstrakti ja tal on selline mustika lõhn, et kõik on naturaalsed koostisosad ja neil on praegu käimas ka valgete ööde kampaania ehk siis elune.ee. Kui sa ostad 2 diffuuserit, saad need hinnaga 29,99, tarne eest maksma ei pea. Et eriti kuna praegu tõesti on ka väljas nii valge, siis seda enam on kehal võib-olla natukene raske ümber lülituda öörežiimile, et siis see diffuuser saab aidata sul seda teha. Ja rääkides unest, siis minul on siin taaskord mõnnaka selline jahutav tekk ja mis ta teebki siis selliseks jahutavaks on see nailon kangas. Et see on nagu vastu nahka tõesti siuke nagu mõnusalt jahe. Mulle väga-väga meeldib see efekt. Ja võib-olla ka kõikidele nendele, kes suveperioodil ei saa oma tavatekiga magada, võib-olla on liiga palav, siis see võib olla see lahendus. Ja munnakas.ee kehtib kood Kaisa, sellega saab siis kõikidelt toodetelt -15%. Nii et kui oled mõelnud millegi peale, kas siis see tekk või äkki mõni munnakas, et siis kasuta kindlasti võimalust, et kood Kaisa ja ühele häälsõnumi saatjale siis läheb samuti see jahutav tekk. Ja igaks juhuks veel mainin, et kuna seda tekki on päris limiteeritud koguses, siis kui sa oled sellele mõelnud, siis parem tee see ost kohe ära, et siis sa saad kindlustada, et see on juba õige pea sul kodus olemas, muidu võib-olla jääd ilma. No nii, ja täna võtame ette erinevad suhteprobleemid või vähemalt nad
üldiselt peaksid olema nagu kõik sellised suhetega ühel või teisel viisil seotud poisid, et niimoodi ma need siia valisin, kuna nägin, et lihtsalt seda teemat oli päris läbivalt. hei, tahtsin jagada oma kogemust pühendumusprobleemidega meestest või ühest mehest siis. Nimelt, kui ma esimest korda juba mitu-mitu aastat tagasi tegin endale esimest korda Tinderi, siis see oligi minu esimene kogemus meestega või date imisega. Ja ma ei olnud kunagi varem saanud sellist tähelepanu meestelt ja ilmselgelt see mulle väga-väga meeldis. Ma arvan, et võib-olla kõigile meeldib, kui neile tehakse komplimente ja kirjutatakse niimoodi. Ja hakkasin siis rohkem väljas käima ühe kutiga, ta oli väga pikk nägus, minust vanem. Ja mina kuidagi loomulikult eeldasin, et sellest areneb suhe välja, sest et minu peas nagu asjad käisid niimoodi, aga tema peas siis järelikult mitte, sellepärast et ma mitu korda tõin seda teemaks, et mis me nüüd oleme või mida ta mu vastu tunneb. Ja ma sain sealt umbes selliseid vastuseid, et see sõna suhe või tüdruksõber tekitab temas külmavärinaid ja paanikahooge ja tal olidki seal all mingid oma probleemid ja varasemad halvad kogemused. Aga ma olin lihtsalt nii pime, ma olin nii lummatud, roosad prillid ees, et ma ei võtnud seda märgina, et ahaa, järelikult ta ei ole see õige. Mina kuidagi oma peas arvasin, et ma suudan teda muuta või et küll ta ajaga ümber mõtleb. Ja mida ma seal tegelikult siis mille järele ma ilastasin, ma ei tea, sest et nii palju oli seda, et küll tal polnud raha, et ma pidin tema eest maksma ja ta oli ikkagi sihuke natuke emmepoiss ja tegelikult ta oligi poisik, keda ei olnud mingi mees. Ja isegi mu sõbrannad ütlesid mulle mitu korda, et kuule, kas te nüüd olete mingi paar või ei ole või mida sa teed. Ja tegelikult tagantjärele vaadates ikkagi väga kahju hakkab endast, kui vähe eneseaustust mul oli, et ma umbes 2 aastat jooksin ta järele. Ja ma arvan, et tegelikult väga palju just siukseid nooremaid naisi on olnud minu olukorras ja lihtsalt ei taha ja ei oskagi endale seda tunnistada, sest et võib-olla ma kuskil südamesopis teadsin, et see ei ole see õige värk ja ma peaksin selle ära lõpetama. Et ma ju ei taha ennast niimoodi tunda ja ma mäletan, et ma isegi mõtlesin neid mõtteid, et ma ei taha ennast niimoodi tunda, ma tahan, et keegi ikkagi tahaks minuga koos olla. Aga ma nii kartsin, et ei tule midagi paremat. Aga vot see on see märk, et tuleb, raudselt tuleb ja nüüd ma olen nii heas õnnelikus suhtes ja lihtsalt peab olema endasse usku ja endasse austust, et teada, mida sa väärid ja millist kohtlemist sa väärid, sest et sellest ma väärisin ikka kõvasti paremat. Nii et olgu see siis võib-olla õppetund või märk teistele. Issand, meil vist on midagi sarnast siin olnud, ma loodan, et sedasama voice'i ma ei ole varem lasknud. Aga ma usun, et see on väga levinud probleem või et paljud on olnud sellises olukorras ja tunnevad ennast ära seal. Et aga ma arvan, et sa tegid ise väga hea kokkuvõtte siin. Et tasub iseennast austada piisavalt, et mitte panna ennast nendesse olukordadesse, kus sa tegelikult ei tunne ennast hästi, kus sa tegelikult tunned, et miski närib sees, see ei ole see õige, see ei ole see, mida ma ju tahtsin. Et nagu sa ütlesid, tegelikult sina sukeldusid kuidas ma ütlen, sellise puhta lehena sinna dating maailma. Sa ootasidki, et kui sa kellegagi timmid, et siis see ju viib sinna suhte poole, et see on justkui loogiline. Nüüd jah, tänapäeva maailmas ei saa sellist asja, ma ei tea siis, kas õnneks või kahjuks, oleneb kuidas kellegi jaoks, aga ei saa eeldada. Et selles suhtes ka noortele naistele ma paneksin kohe südamele, et siuksed asjad tasub suhteliselt kiiresti. Et kõigepealt muidugi õpid inimest alles tundma, kas sa üldse meeldib sulle. Ja siis tasub hakata vaikselt ikkagi kompama seda ka, et mis need ootused üldse on ja kas need ühtivad. Ja kui ei ühti, siis ei tasu lootma jääda sellele, et sina suudad selle inimese ümber veenda või et kuidagi ma arvan, et tuleb ka austada teise inimese valikuid, et samamoodi nagu me ootame, et meie valikuid ja otsuseid austatakse, siis samamoodi tuleb austada teise inimese valikut. Et kui mingi mees sulle ikkagi ütleb, et tead, ma ei soovi suhet, sõna tüdruksõber tekitab must paanikahoogu, siis austa seda. Ahah, selge, ta on täiskasvanud inimene, et ta on selle otsuse teinud, siis on nii. Et samamoodi nagu me ju naistena ootame ka, et kui me oleme midagi otsustanud, ütleme näiteks
see on lihtsalt näide, et kui ma ütleksin kellelegi, et tead, ma ei soovi lapsi saada, siis ma ei tahaks, et keegi hakkab mind ümber veenma. Siis ma tahan, et ta austaks seda, mis on minu otsus ja siis ise vastavalt sellele, kas siis ütleb, et okei, mulle ei sobi see, soovin sulle kõike head nägemist või siis kohandub, on ju. See on küll selline näide, et sellega kohanduda on raske, et peab lihtsalt ühtima see soov või mitte soov siis. Aga üldiselt jah, et 2 aastat on tõesti nagu päris pikk aeg, aga samas ma arvan, et mitte raisatud aeg ja sinu jaoks oli see vajalik kogemus, et aru saada, mida sa ikkagi nagu päriselt tahad ja millega sa oled nõus ja millega mitte. Et sul läks küll aega, et nagu selleni päris jõuda, on ju, selle eneseaustuseni ja lõplikult siukse asja ära lõpetamiseni. Aga sa jõudsid sinna ja ma arvan, täna oled sa palju targem, kui sa olid siis, kui sa tutvusid selle inimesega kunagi. Ja näe, nüüd sa oled õnnelikus suhtes ja tead oma väärtust, nii et selles suhtes nagu lõpp hea, kõik hea, aga ma arvan, väga õpetlik lugu. Iga sa kuulasin seda podcasti ootused versus reaalsus 20-ndad. Sa rääkisid, et sul oli mõte, et 20-ndad kuueselt, et umbes, et sul on laps ja nüüd on kõik. Mina olin täpselt samasugune, mina mõtlesin, et kindlasti 20-ndad ma saan lapse ja mees ja kõik on nagu chill. Käin tööl ja tema käib tööl ja. Aga nüüd ma olen kohe varsti saan 30 ja ma ei näe seda. Ja minul on kogu aeg tulnud sellised meessoost isikuid oma ellu, et kes nagu kõik lubavad, et lähme kinno või lähme sööma. Kõik lubavad, aga mida pole ei ole. Ja kõik räägivad, et sa oled nii tore ja sa näed nii hea välja, et nagu nii hea jutustada ja rääkida, et sa oledki selline inimene, keda sa tahta. Aga tegelikkuses ei ole nagu sellist, kes tuleks ja ütleks, et davai, saame nüüd kokku ja lähme kuskile. Aga siis mõtlengi, et mina ka enam ei jaksa enam tutvustada ja näidata, et davai, saame kokku ja lähme. Ja pole selle mina lihtsalt, aga aitäh, et kuulasid ja anna teada, mis sa mõtled. Jah, ma arvan, et sa ei ole üksinda nagu sellises võib-olla pettumuse kohas omadega, et sa oled jõudnud sinna, kus omajagu on olnud nagu mingeid mõttetuid kogemusi või selliseid, mis ei ole ootustepäraselt läinud. Siit mulle jäi ka mulje, et sa oled tõesti nagu mingite täiesti mökude otsa nagu koperdanud või kes teab, ma nüüd, mis seal siis selleks nagu takistavaks asjaoluks on osutunud, aga miski on takistanud, et päriselt nagu kokku saada. Et selles suhtes saan täiesti aru, kuidas nagu lõpuks, kui sa tegelikult üldises plaanis muidu oled oma elu ja karjääriga on ju rahul ja võib-olla see mõte on enamusel meist ikkagi on ju, et tahaks kedagi oma kõrvale, aga kui lõpuks sul on nagu nii palju selliseid negatiivseid kogemusi, siis hakkadki mõtlema, et aga kas ma üldse tahan ja ma arvan, tegelikult see on ka nagu väga okei sellele nagu ka tõsisemalt mõelda, et kas see on ühiskonna poolt tekitatud surve, et mul nagu peab keegi olema või kas ma päriselt ise soovin seda, et sellele kindlasti tasub mõelda. Ja minul ju mu hea sõbranna Maarit on nagu jõudnud sinna kohta, kus ta ei otsi, ta on nagu rahu teinud sellega, et võib-olla tema jaoks ei olegi kedagi. Et ma arvan, see on ka nagu okei. Ja ma ei tea, kas see on õige asi, mida siia öelda. Võib-olla ei ole. Aga tihti ju juhtubki ka nii, et kui sa lõpuks teed rahu sellega, et sul on hästi nii, nagu sul on, siis võib juhtuda, et sellisel hetkel nagu leiabki ka tee sinu juurde see õige inimene, kes saaks pakkuda midagi lisaks sinu ellu ja mitte nagu ära võtta. Aga võib-olla ei tule ka, aga siis ju enam vahet polegi, sest et sa oled sellega nagu nii rahu teinud, et sul on iseendaga hea olla. Et jah, ja võt ma ei teagi, et sa ei öelnud otseselt, et sa nõu soovid minult, nii et võib-olla ma ei peakski mingeid nõuandeid pakkuma, et sinu perspektiiv on selline ja võib-olla lihtsalt selle mõte siin episoodis ongi see, et avardada seda pilti ka teiste jaoks, et sa võid tegelikult iga kell otsustada, et sa ei otsigi kedagi enda kõrvale. See on ka okei, see on ka valik, see on võimalus. Mina võib-olla, kui sa tahtsid uurida selle kohta, et kus maal mina omadega olen, siis ma tean, et ma ikkagi kohe kindlasti nagu soovin enda kõrvale kedagi, ma usun, see inimene on täiesti olemas ja
selles osas ma nagu jah, alla ei ole andnud ja mul on erinevaid kogemusi, aga ma ei ole ka võib-olla jah, nii palju pidanud pettuma siis selles vastassugupooles, et mul oleks tekkinud selline nagu trots täitsa või et ma usun, et on väga palju toredaid, ägedaid mehi meie hulgas ja küll ma nad siis mõnad. Ma pean ainult ühe üles leidma. Et ma usun, et ma leian selle enda jaoks õige inimese üles, et ma ei ole nagu alla andnud selles suhtes. Hei, mul on põhimõtteliselt siuke mure, et ma olen oma kutiga olnud koos nüüdseks juba üle 3 aasta ja ma pean ausalt tunnistama, et seksiga on natukene probleeme. Nagu ma räägin igaks juhuks ära, ta on minu esimene boyfriend, enne seda mul ei olnud kedagi, ma ei olnud maganud kellegagi, mul ei ole nagu seksuaalselt mitte väga häid kogemusi, aga mul ei ole üleüldiselt nagu kogemusi. Selles mõttes ta prioritiseerib mind and everything, aga nagu ma ei saa vaginaalset orgasmi. Kliitori orgasm, saan küll. Aga nagu mingisugust, ma ei tea, suurt orgasmi ma ei ole saanud ja ma ei oska seda probleemi kuidagi lahendada ka, sest mul ei ole eelmisi suhteid. Ja mul on natukene, mitte nagu piinlik, aga natukene halb seda teemat uuesti üles tuua, sellepärast et tegelikult seda on arutatud ja kutt on väga huvitatud sellest, et nagu midagi muuta. Aga vaata, ajaga on nagu see ka, et me seksime harva. Nagu minul on libido natukene madalam. Võib-olla see on seotud sellega, et mul on stress. Mul on tegelikult nüüd natukene ka ärevuse probleemid. Ma tegelen nendega, aga nagu see probleem oli enne neid. Okei, koolistress on olnud kogu meie suhte aja, sest nagu kõik need aastad ma olen olnud arstiteaduse üliõpilane. Praegu on 4. kursus, siseeksam, haige. Et jah, ma ei tea, mis sa soovitaksid teha. Ma nagu tunnen, et ainukene võimalus on Epkersini see koolitus, sellepärast, et nagu ma ei oska nagu seda probleemi kuidagi lahendada ja ma tean, et ta mingi veebilehe ta nagu tegi, milles pidi ühekordse tasu maksma, aga mul on ausalt öeldes vähe usku sellesse, nii et jah. Aga aitäh juba eos ette! Aitäh, et sa usaldad mind sellise mure või küsimusega. Aga ma arvan, et tegelikult jällegi päris paljud on sellega kokku puutunud sellise murega, et kui ei ole ka eelnevalt kogemusi, siis ju kuidas sa ei oska ju juhendada teist ka. Et üks asi on see võib-olla, et ka üksinda ise avastada ennast ja seda eneserahuldamise maailma, et võib-olla läbi selle paremini aru saada, mis võiks toimida või kas äkki võiks mingisuguse mänguasjaga vahepeal sekka võtta, mis võib-olla aitab. Ja see Epkersini koolituse mõte, ma arvan, see on väga hea mõte. See on ju ka selles mõttes nagu väga selline kättesaadav, et jah, ta küll maksab, on ju, aga sa saad sealt ikkagi väga palju teadmisi. Ma olen mõlemad pidi need koolitused läbi teinud, nii selle, mis on siis naistele suunatud kui meestele suunatud. Et jah, ma olen neid mõlemaid läbi teinud ja ma arvan, et see on nagu väga hea algus sellele, et kuskile suunas nagu liikuda. Ja siis teine asi, või ma ei tea, 3. asi või ma ei tea, mitmes asi, igatahes, et olla võib-olla ka rohkem adventurous, mis see nüüd eesti keeles on? Kuidagi nagu avastada veel, tihti vaata juhtub see, et kui oled nagu pikamat aega suhtes olnud, siis see muutub selliseks nagu rutiinsemaks, see intiimelu ka, et võib-olla mingeid uusi poose vahepeal proovida, et see ju ka mõjutab palju ja siis libido kohta ka veel, et üks asi kindlasti, see on täiesti võimalik, et sul ongi madalam libido. Teine asi, ma arvan, et see mõjutab väga palju, kui sul ei ole nagu sellist täielikku rahulolu teie intiimelu suhtes. Et ma arvan, kui sa saaksid sealt nagu iga kord sellise mingi orgasmi, siis võib-olla see soov seksida oleks ka, tuleks tihedamini. Et see võib ka olla, aga ei pruugi muidugi.
Et jah, kuidagi võib-olla natukene ise midagi proovida. Epker siin väga hea mõte, proovida koos mingeid teistsuguseid poose, midagi uut moodi, mingit mänguasja võtta appi. Noh, lihtsalt, et nagu, et kuna on aru saada, et see, mis on praeguseni tehtud, see ei vii selle tulemuseni, mida sa sooviksid, et siis tuleb lihtsalt uusi asju proovida. Ega mida sa muud selles olukorras teed. Väga muud ju polegi, on ju. Vot, aga jällegi seksnõustaja ma ei ole, nii et selles suhtes need on nagu asjad, mida ma lihtsalt ütleks oma sõbrannale, kui ta minu juurde siukse murega tuleks. Hei, mul on selline veits keerulisem olukord, et ma date'in ühte kutti ja kõik on nagu suurepärane. Me tõesti nagu klapime ülihästi. Ta on väga nagu emotsionaalselt intelligentne, temaga saab väga palju rääkida ja üldiselt ka nagu kõik on super. Me oleme rääkinud väga palju tulevikust ja kõigest sellest ja nagu tundub, et me väga hästi klapime. Et me mõlemad teame, mida me tahame ja selles osas on kõik nagu väga hästi. Aga on üks probleem või üks asi, milles ma ei ole nii kindel ja miks me ei ole ka veel suhtes. Et ta tuleb hästi keerulisest perekonnast ja üldiselt ka nagu rahaliselt on tal pigem keeruline, et ta küll käib tööl kooli kõrvalt, me mõlemad lõpetame just oma õpinguid, et ta küll käib tööl kooli kõrvalt, aga ikkagi nagu pigem on väga keeruline. Ma ise tulen, ma ütleks väga priviligeeritud olukorrast, et ma küll käin ka kooli kõrvalt tööl, aga samas näiteks kui on vaja, siis mu vanemad ikkagi on valmis mind toetama ja nagu selles mõttes on palju lihtsam. Aga jah, et mulle tundub, et ta ka otseselt võib-olla ei ole nagu kõige parem oma raha asjades, ta küll investeerib väga palju, mis minu arust on natukene vale, et kui tal ei jää endal nagu piisavalt raha, et elada, et siis võib-olla ei peaks nii palju investeerima. Kuigi ma saan aru, et see on nagu tema jaoks oluline. Ja ma lihtsalt ei oskagi midagi nagu teha selles olukorras, sest et naisena ilmselgelt sa ju tahaksid, et kutt maksaks su eest ja ma ei tea, viiks mõnikord välja, aga nagu jah, ta mõnikord ikka maksab, aga pigem maksan mina asjade eest. Ja teine selline väga suur asi on see, et ma olen olnud väga pikalt ka eelnevalt suhetes ja mulle endale väga meeldib reisida ja see on tavaliselt olnud midagi, mida me kaaslasega teeme. Või olen kaaslastega teinud, sest et mu sõbrannad on ka kõik suhtes ja nad reisivad ka pigem kaaslastega ja kui noorena ei ole nagu nii palju rahalisi võimalusi, siis eelistataksegi pigem kaaslasega minna. Et jah, nagu sõbrannadega ma väga ei reisi ja üksi ma olen käinud, aga ei ole mulle väga meeldinud. Nii et see on minu jaoks hästi oluline see reisimine ja ma investeeringi nii-öelda sellesse pigem, kui et nagu kuhugi, ma ei tea, kuhugi mujale. Et jah, ma väga investeerin endasse ja näiteks ma ei tea, ongi reisidesse, kogemustesse, eriti just noorena. Ja nagu ma tahaksin ka seda temaga tulevikus teha, aga ma saan aru, et tema prioriteet on pigem nagu raha kõrvale panna, investeerida muud moodi. Ja ma ei teagi nagu, mida selles olukorras teha, sest nagu tõesti me klapime muidu suurepäraselt ja nagu kõik on nii hästi. Ja see on nagu ainus teema, mille osas ma ei oska nagu, minu jaoks on ka veidi ebamugav rahast rääkida, nii et see kindlasti teeb ka keerulisemaks. Aga ma ei oskagi kuidagi nagu mingit seisukohta võtta või nagu ma saan aru, et see on nagu üks teema, mis on erinev, aga samas kui kõik muu nagu nii hästi klapib ja ma tõesti tunnen, et ta on täiega minu inimene, et siis nagu kuidas sellest üle olla või kuidas sellest nagu juttu teha. Et ma saan aru, et me alles õpime, ehk siis nagu see kindlasti läheb paremaks tulevikus, aga ma nagu ei oska hetkel mingit, nagu ma ei tea, see lihtsalt, ma tunnen, et on mu südamel. Aitäh! See on siuke jah, väga nagu, ma ei tea, nüansirohke teema. Aga mis ma nagu kohe tahtsin ära öelda, et raha teemad on väga olulised ja need mõjutavad suhteid paratamatult väga palju. Ehk siis isegi kui kõik muu klapib ja mingid rahateemad ei klapi, siis ma ütleks, et pikka tulevikku ei ole, aga mitte ma ei ütle seda praeguse loo kohta, sellepärast et mul ei ole tegelikult isegi piisavalt infot ja võib-olla sinulgi ei ole piisavalt infot, et aru saada, mis need mõttekäigud seal taga täpsemalt on. Sa ütlesid tegelikult kohe alguses ära, et ta on emotsionaalselt intelligentne, et temaga on hea rääkida ja ka lõpus ütlesid, et te klapite väga hästi ja et ta on sinu inimene. Et seda kõike kuulates ma mõtlen, et siis peaks olema tegelikult ka väga okei rääkida rahaasjadest. Ja tegelikult võib-olla veel eriti selliste natukene ebamugavate teemade puhul
saad sa veel kõige paremini aru, et milline inimene on, kuidas ta võtab vastu seda teemat või kui sina nagu mingisuguse murekoha üles tood, et see on tegelikult ka väga oluline näitaja. Ja ma ei ütleks, et rahateemad peaksid olema nagu mingid hullult ebamugavad teemad. Noh, ma saan aru, miks nad võivad tunduda nii, aga tegelikult see on lihtsalt üks komponent erinevatest eluaspektidest, mis mõjutavad ka suhet. Ehk siis tegelikult see on nagu väga oluline asi, millest rääkida ja väga okei asi, millest rääkida, et seda peakski tegema. Ja mida varem, seda parem. Et ega sellega ei tasu ka oodata, et noh, ega see hiljem nagu mugavamaks ei muutu sellest rääkimine. Ehk siis ma arvan, et sul oleks oluline temaga maha istuda ja rääkida sellest. Kindlasti mitte nagu süüdistavalt, aga võib-olla nagu uuridagi tema käest, et mis on tema seisukohad, et kas see investeerimine, kas see ongi tema jaoks nagu selle tõttu hästi oluline, et ta tuleb keerulisest taustast ja ta tahab tagada endale võimalikult head tulevikku, et võib-olla see on see mindset, samas ma ei tea, ma praegu lihtsalt pakun huupi. Et noh, tihti kui inimestel on nagu elus kunagi olnud nagu mingi väga keeruline seis rahaga, siis juba kasvõi sellest hirmust, et jumala eest, ma ei taha enam kunagi sellises olukorras olla, tehakse mingisuguseid otsuseid. Võib-olla see investeerimine tuleb sealt kohast, aga võib-olla ka mitte. Et seda mina ei tea, seda sa pead temaga arutama. Ja noh, see, et kuhu ja mille peale inimesed nagu tahavad kulutada, mille pealt hoitakse kokku, see on ju nii erinev, et noh, on inimesed, kes prioritiseerivad reisimist ja on inimesed, kelle jaoks see kuidagi absoluutselt ei tundu nagu see koht, kuhu tahaks raha paigutada. Et noh, võib-olla kui raha on nagu palju ja pole mingit muret, et siis jah, ikka võib reisile minna, aga see ei ole nagu see, mida prioritiseeritakse, on ju, et see on nagu ka selline koht, millest rääkida ja kindlasti sina peaksid talle väljendama, kui see on sinu jaoks nagu tõesti väga oluline asi, et temaga koos reisile minna, et siis lihtsalt rääkidagi võib-olla kas või sellest, et äkki me saaksime selle nagu plaani võtta ja kas või siis noh, ongi planeerida varakult ette, et ka sina saaksid nagu rahalises mõttes valmistuda selleks. Ja sinna kõige juurde siis muidugi on ka väga oluline mainida seda, et noh, et mind paneks väga naiselikuna tundma see, kui sina teeksid välja rohkem või noh, mis iganes see täpselt sinu seisukoht on, et siis seda väljendada, aga noh, proovi seda vestlust kindlasti pidada sellisest nagu mõistvast nagu lähtekohast või et just nagu paremini aru saada, miks tema mingisuguseid valikuid teeb, kuidas see mõttekäik tema peas on, kuidas ta tulevikku näeb, et sa ütlesid, et te olete tegelikult tulevikust rääkinud isegi, see on ju väga hea märk ja kogu see rahateema käib ka sinna tulevikust rääkimise juurde ja see reisimise teema, et see on kõik nagu osa sellest, et ära jäta seda suurt osa sealt välja, kui te räägite nendest asjadest. Et jah, ega ma muud ei oskagi öelda, et kui sinul on mingid kindlad soovid, vajadused, siis neid tuleb väljendada, et sa ei saa eeldada, et teine inimene lihtsalt niisama teab neid, on ju. Ja sina, ma arvan ju, tahaksid ka tegelikult teada rohkem tema seisukohti selles osas, kuna see on sinu jaoks oluline teema ja noh, üldse rahateema ongi oluline, nagu ma ütlesin ka, et siis lihtsalt tuleb selleks rääkida, et see asi selgemaks saada. tere, Kaisa! Olen sinu podcasti kuulaja juba algusest peale, samuti ükskord kavatsesin taskude sõbrannade podcasti, kuulasin kõik osad ära. Et mulle meeldib väga käia jalutamas õhtuti, kui lapsed on magama pandud. Mul on 3 väikest last, kõik on hetkel lasteaia vanuses veel. Ja mul on ka oma ettevõte ja palgatöö, nii et need, kui keegi ütles, et sisuloojad on pahad, et nad ergutavad inimesi mingi food prepima ja tervislikud olema ja tegelikult see on ju lihtsalt motiveeriv, et enamasti on, et kes tahab, see jõuab, aga veel oli see mõte, et natuke nagu negatiivset tagasisidet tuli, et mis on nagu sisuloojate mõte. Aga minu arust sisuloojad on täpselt samasugused meelelahutajad kui mingisugune ralli, mis iganes spordisaated, teater, lihtsalt igalühel oma, et kes tahab minna rallit vaatama, kus on mingi megasuur saastamine, kus 30 paari rehve enam-vähem lastakse läbi või ma ei tea, sportlased ennast
hulluks jooksevad või mis iganes, et igalühel oma ja minu arust sa teed väga-väga-väga toredat asja ja ma alati ootan igat esmaspäeva, et panna kõrvaklapid kõrva ja minna jalutama koos sinuga nii-öelda. Aga lisaks tahtsin ma veel rääkida baariteraapia teemal, et olen oma abikaasaga koos olnud nüüdseks 13 aastat kohe, millest 10 abielus ja just nimelt meil on 3 last. Läksime baariteraapiasse peaaegu 3 aastat tagasi, sügisel saab 3, kus meie kõige vanem oli umbes 4,5, keskmine 2 ja kõige väiksem üle pooleaastane beebi. Noh, ikkagi tekib sihuke vimm või sihuke noh, et see, kes on nagu nii-öelda lastega kodus, et see nagu puhkaks lastega kodus ja see, kes on nagu tööl, see nagu puhkaks tööl. Ja siis üks sõbranna nagu soovitas, et nemad on väga rahul. Ja läksime meiegi ja ongi noh, nii hea, kui on keegi võõras mõistlik inimene, kes aitab nagu lahti seletada teise vaatenurgast mingid asjad. Et ei olegi, et see teine inimene käib tööl puhkamas, vaid ta pingutab enam-vähem, et oma pere eest hoolitseda ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüdseks noh, mulle soovitas minu sõbranna, mina olen seda veel edasi soovitanud ja mul on sihuke tunne, et pool meie tutvusringkonda käib sellesama baariteraapia inimese juures, terapeudi juures. Et ta on väga tore ja meeldiv ja mina usun, et kui õigel hetkel minna, siis päästab nii abielusid, suhteid kui kõike, et soojalt soovitan. Ja noh, hea ongi minna, kui veel ei ole asjad väga halvasti. Et võib-olla lihtsalt aeg-ajalt käia nagu mingid asju läbi rääkimas, et me käime nii iga 2-3 kuu tagant. Enamasti on teemaks küll lapsed, et kuidas me nendega hakkama saame ja millised meie erivaated kohati on laste kasvatamisel ja nii edasi, aga ei super, ma ei kujuta ette, et me ei käiks seal. Sest alati, noh, lähed küll, siis mõtled, millest me seekord räägime, aga tead, see 1,5 tundi läheb lõpuks nii kiiresti, et ikka saab räägitud. Et ma tänan sind, et sa teed podcast'e, vlog'e, kõike vaatan. Lihtsalt sa oled nii tore ja nii armas inimene, et sinu sisu on kindlasti vajalik, ära võta kellegi negatiivset küsimust, arvamust, tagasisidet südamesse, sa oled super. Minu arvamus. Nii südantsoojendav on sellist positiivset tagasisidet saada, et see ei jookse mul mitte kunagi mööda külge maha. Et see läheb otse mu südamesse, see on hästi selline motiveeriv jõud minu jaoks, et kui ma kuulen, kui see tähendab inimestele midagi, kui meeldib kuulata, ma ei tea, käingi nii-öelda sinuga sinu jalutuskäikudel kaasas, et hästi-hästi tore, nii et suur aitäh, et sa jagasid seda tagasisidet mulle. Ja teiseks ma arvan ka siia episoodi eriti, kuna meil need suhteteemad siin käsil on, et siis oluline sihuke meeldetuletus, et baariteraapia ei ole mingi tabuasi, selleks ei pea olema lahutuse äärel üldse, et sinna minna. Et kui tegelikult ilmnevadki ikkagi mingid teemad, mida kuidagi nagu omavahel ei saa ära lahendatud, nagu ei jõua päris selle konsensuseni või ikkagi jääb närima kumbagi ja et siis ma arvan, ongi nagu täpselt see aeg, kus minna. Et noh, muidugi siis ei ole vaja, kui kõik sujub ja tõesti suudate ise omavahel kõik ära lahendada, aga noh, tihtipeale ikkagi võib ette tulla nagu mingeid siukseid arusaamatusi ja eriti kui on veel lapsed mängus, et siis pinged on üleval, et siis pöörduda kellegi poole, ega selle jaoks need terapeudid ongi, on ju. Et kasutada seda võimalust, mis meil on. Ehk siis võib-olla selline nagu julgustus nendele, kes on äkki mõelnud baariteraapia peale, et siis sellepärast ka selline hea voice siia vahele, ma arvan. Nimelt on mul kinnisidee või nagu ma olen üpris kindel, et see on mu kinnisidee lihtsalt, et ma tahaks kihluda. Ja ma olen seda vihjanud mitu korda ja mu elukaaslane ütleb alati, et siis kui mingi aeg on valmis, siis kui õige aeg on mingeid muid asju, mis tuleb ära teha ja kus me peame enne lõpuni tegema. Näiteks me ehitame praegu maja, et enne tuleb see valmis saada. Ja et siis tulevad omal ajal järgmised sammud. Aga mulle ei mahu pähe, miks üks kihlas sõrmus ei võiks olla juba sõrmes. See ei tähenda, et me peame kohe hakkama pulmi planeerima. Et ma saan aru, et töö kõrvalt ja maja ehitamine, et see on nagu väga palju tööd, see võtab väga palju aega ja nagu pulmade planeerimine sinna kõrvale ei mahukski ära. Aga see sõrmus võib ju sõrmes olla ja mul ei mahu pähe, miks ei võiks.
Ja siis ma vahepeal tunnen, et ma natukene tujutsen selle pärast, kui see jälle mulle meelde tuleb või on nagu mingid tähtpäevad, kus ma siis mõtlen nagu, ma ei soovi, et see oleks mingil tähtpäeval see juhtuks. Aga siis see nagu eriti hitib nagu, et jälle aasta möödas, me oleme jälle siin. Seda ei juhtunud ka see aasta. Ja siis iga aasta nagu mingid tähtpäevad, kus ma nagu alati soovin sisimas, et nagu järgmisel aastal selleks ajaks ma olen kihlatud. Ja siis jõuab see tähtpäev ja siis ma nagu ei suuda seda päeva ka nagu nautida, sest siis ma olen nagu mingi, mu ainuke soov ei läinudki jälle täide. Ja ma tahaks kuidagi olla räigelt üle sellest ja nagu nautida päeva ja mitte mõelda selle nii palju, ma mõtlen sellele tohutult palju ja tohutult tihti. Ja see rikub suhteliselt palju päevi mul sellepärast või nagu ikka kurvemaks teeb, et nagu miks siis ma hakkan otsima endas vigu, kui ma tean, et nagu see absoluutselt ei ole minuga seotud. Ja ma ei oska kuidagi sellest üle olla. Nii, no võib-olla küsimus, mis minul tekkis, et miks sa seda kihlust nii väga ootad, et kas sa tunned puudust mingisugusest kindlustundest seal suhtes, kuigi ma saan aru, et te ehitate maja, et justkui ju tundub nagu kindel, stabiilne suhe, ma eeldaksin siis sellest. Aga et kas sinu jaoks on nagu mingisugune aspekt sellest kindlustundest puudu või on see, et sa oled alati teadnud, et sa tahad abielluda ja sul on äkki olnud oma peas mingisugune kindel nagu ajajoon, et kui ma olen nii palju aastaid kellegagi koos olnud, siis ma peaksin olema kindlasti kihlatud või kindlasti abielus, et kas see on see, et see ei ühti siis sellega, mis su peas oli või kuidagi jah, et võib-olla ma ei tea, kas sa iseenda jaoks oled selle nagu läbi mõelnud, et miks sa nii väga seda ootad, miks see sinu jaoks nii oluline on. Kui ei ole, siis kindlasti tasub sellele mõelda, aga võib-olla lihtsalt sa ei saatnud mulle seda siia ja siis ma kardan, et võib-olla su kaaslane ei ole aru saanud sellest, miks see sinu jaoks nii oluline on või miks seda peaks praegu tegema, et ma saan aru, tema peas ta ongi ehitanud nagu sellise reeglistiku sinna. Meil igaühel on vaata mingisugused oma nagu siuksed nagu kindlad teadmised, et asjad lihtsalt on nii ja tegelikult kõikide jaoks need ei ole samamoodi, aga tema peas sinu jutu järgi mulle tundub, et see asi lihtsalt käibki nii, et sul on nagu üks asi, mille sa teed ära, siis on nagu järgmine asi, et need ei peaks samal ajal olema. Ja ma arvan vähemalt, et ta ei ole aru saanud, kui oluline see sinu jaoks on või miks see on oluline sinu jaoks. Ehk siis ma arvan, et tasuks nagu mitte ainult vihjeid anda, vaid päriselt sellest sügavamalt rääkida ka. Et mina arvan, et kihlumine ei peaks olema selline mingi täielik üllatus, vaid et sellest võiks nagu vabalt oma kaaslasega rääkida. Ja see jah, et mis hetkel ta täpselt otsustab selle ettepaneku teha, see on ju tore, kui see on üllatus. Aga rääkida võib sellest ju vabalt. See on ju nii suur nagu elu otsus või elu osa. Ehk siis ma arvan, et sul tuleks nagu tõsisemalt temaga rääkida sellest. Ma ei tea, mis see sinu põhjus on, aga võib-olla ka see, et tead, et ma olen nagu noorest saati teadnud alati, et ma tahaksin abielluda ja me oleme nüüd juba nii kaua aastaid koos olnud ja ma nagu muudkui ootan seda, sellepärast et see abielu on minu jaoks nagu järgmine samm, see on suhtes oluline komponent ja ennem tuleb kihluda, et siis sellepärast ma nagu kogu aeg ootan seda. Või ma ei tea, on ju seda sinu põhjust seal, võib-olla see on hoopis veel midagi sügavamat. Ja seda ei tule ja paratamatult ma hakkan mõtlema, et kas midagi on minus valesti, meie suhtes valesti, et miks sa ei soovi minuga abielluda, et räägi mulle, mis sinu mõtted selles osas on või miks sinu jaoks peab see maja ennem valmis olema või et nagu arutleda ja mitte süüdistaval moel, sellepärast et ma arvan, see ei lõppe väga hästi, aga nagu, et te saaksite mõlemad üksteisest paremini aru. Et miks sina tahad just nii ja miks tema tahab nii ja võib-olla tal tegelikult, kui ta ka ise rohkem keskendub sellele, võib-olla seal taga polegi nagu mingit suurt põhjust. Et kuule tõesti, võib-olla see maja ei peagi olema nagu valmis. Enne kui ma võin abielu ettepaneku teha. Et äkki paneb teda ka mõtlema. Ja võib-olla, mis ma veel tahaks ära mainida, et võib-olla see on tõesti nagu selline natuke kinnisidee või kes teab, äkki see on nagu ka ühiskonna poolt surve või et näed teisi kihlumas muudkui ja sellepärast nagu võrdled ennast teistega, võib-olla see tuleb sealt.
et siis tasub ikkagi siukse nagu kaine pilguga alati vahepeal ka enda elule otsa vaadata, et astuda korraks nagu kõrvale ja vaadata otsa sellele, et mõtle, kui äge, et sul on mees, kellega te ehitate koos maja. Teil on toimiv, kestev, tugev suhe, pikaaegne suhe, ma oletan siit, et siin on nagu oli mingitest aastatest juttu, on ju, et see on ju tegelikult juba omaette nagu saavutus ja nii tore, et sul on see sinu oma inimene, kellega on ikkagi niivõrd suur kindlustunne, et noh, koos maja ehitada ja et, et tegelikult on nagu hästi. Et noh, ma just sellepärast mõtlen seda, et proovi ikkagi nagu hetkes olla, et kui on need tähtpäevad või mingid ilusad momendid, et siis see mingi näriv asi, noh, see kuskil seal kuklas olev mõte ei rikuks ära neid hetki, et see on ju nii kurb, et tegelikult sul on nagu elus hästi, sul ei ole ju noh, või noh, selle järgi ma võtan kõike ainult selle põhjal, mis sa saatsid, on ju, et ei tundu, et oleks nagu midagi pahasti või et tegelikult asjad toimivad ja nagu äge on ja sul on ju mida oodata. Ja noh, et su kaaslane ka, see on plaanis, et ta ei ole sulle öelnud, ai, mina ei tahagi abielluda või kihluda. Et see on nii äge ju, et sul on mida oodata, see kõik on veel ees, kogu see kihlumine, siis oled selles mullis, siis see pulmade planeerimine ja pulmad ja noh, et see on ju nii äge asi, mida oodata. Et võib-olla proovida natuke teisest nurgast seda vaadata ka. Ja võtame tänase viimase, mis pealkirja järgi tundub, et läheb samasse kategooriasse, kuhu viimane voice läks. Hei Kaisa, ma kuulasin just su viimast podcasti ja mõtlesin, et tahaks ka oma mõtteid veidi kellegagi jagada. Nimelt ma olen olnud nüüd pikemat aega suhtes ja kõik läheb super hästi, me saame koos väga hästi kasvada ja areneda ja me kuidagi paneme üksteist särama. Et väga vahva on leida keegi selline, kes on justkui täpselt sinu jaoks loodud. Nüüd aga me oleme arutanud juba suhte algusest peale tulevikuplaane ja mina olen teinud algusest peale siis nagu selgeks, et mina soovin kunagi abielluda. Ja mu mees siis ütles selle peale, et jah, okei, et see ei ole kunagi olnud nagu minu eesmärk elus, aga kuna sina seda väärtustad, siis ma olen nõus seda tegema. Okei, vahva. Aga nüüd tuleb teine twist, mis hõlmab endas seda, et kui sa mõtled nüüd tavalisele stereotüüpilisele Eesti mehele, siis minul tuleb esimesena silme ette konservatiivsete maailmavaadetega mees. Tänud jumalale, minu mees ei ole selline, ta on risti vastupidi. Ja siit võib-olla tulebki see probleem. Sest et ta ütles mulle, et kui mina teen sulle abielu ettepaneku, siis miks sina ei tee mulle ka abielu ettepanekut? Ja me oleme selle üle veel mitmeid kordi pärast nagu arutlenud, et kuidagi minu peas see, et mina teen mehele abielu ettepaneku, see tundub nii vale, see ei tundu nagu asi, mida mina peaksin tegema. Või noh, nagu selles suhtes, et ma arvan, et ma ei saaks hakkama sellise asjaga. Ja ma seletasin talle ka, et ma ei tea, et võib-olla ma olen lihtsalt liiga palju neid Disney prinsessi filme vaadanud, kus alati mees teeb selle liigutuse, selle grand gesture'i või ma ei kujutagi ette, aga lihtsalt kuidagi see lõimub pahviks, et mõni mees mõtleb ka sellistele asjadele, et aga sina peaksid minu ees ka ühele põlvele langema ja mu kätt küsima. Ja kuna me oleme niigi arutlenud sellel teemal ja ma arvan, et need arutelud veel otsa ei saa, siis esiteks, mida sina arvad? Ja teiseks ma mäletan, et üks point, mis ta välja tõi, oli see, et äkki mina tahan ka sõrmust või et kust ma tean, et sa tahad minuga abielluda ja siis minu peas käis lihtsalt see, et aga kui sina mulle teed abielu ettepaneku ja ma ütlen jah, siis kas see nagu ei tähenda, et ma tahan suga abielluda või mida see tähendab?
ehk siis väga selline keeruline teema. Ma endiselt ennast ei kujuta ette langemas ühele põlvele mehe ette ja küsimas ta kätt. Ma võin talle muidugi kinkida kihlasõrmuse, ma arvan, et see oleks väga okei, aga just midagi selles, et ma peaksin ühele põlvele laskuma ja mehelt ta kätt küsima, kuidagi tekitab minus nagu vastuoluseid tundeid. Et justkui mina olen see, kes nii väga tahab temaga abielluda või kuidagi selline, seda on väga keeruline sõnadesse panna, aga kuidagi jah, see ei tundu minu jaoks nagu õige asi, mida teha. Vot, igal juhul mind väga huvitaks sinu arvamus. Seega aitäh, et kuulasid. Ma saan täpselt aru, mida sa mõtled. Ja ma arvan, et ma tunneksin ennast täpselt samamoodi. Ja võib-olla siit ei tule nüüd siuke kõige tasakaalukam vastus, vaid noh, nagu selles suhtes ma oleksin täiesti pahviks löödud ja ma vastangi sulle täpselt nii, nagu ma vastaks oma sõbrannale, kes räägib mulle seda lugu, et ta mees ütles talle, et aga miks sa mult kätt ei palu. Ja ma ütleksin talle, mida pekki sa ajad mulle? Nagu okei, oota, ma proovin nüüd nagu mõistlikku vastust anda, aga noh, selles suhtes, et ma ei oleks nõus siukse asjaga või nagu ei. Et noh, ma saan aru, see on meil lihtsalt nagu kultuuriliselt sees on ju ja noh, et alati võib nagu küsimärgi alla seada ju siuksed asjad, mis et on alati olnud nii ja kivisse raiutud ja nagu sa ka ise vist alguses nagu viitasid sellele, et kuna ta on risti vastupidine sellisele konservatiivsele Eesti mehele, siis eks sellega kaasnebki, nüüd ütleme ka siis näiteks selline punkt, et noh, et sa saadki, noh, sellega kaasnevad on ju mitmed aspektid, kui inimene on kas siis noh, selline liberaalsete vaadetega või noh, nagu ei ole selline klassikaline macho mees, et siis tulebki arvestada sellega, et noh, et seal võivad ka kaasas käia mingid asjad, mis ei sobigi sulle nagu niivõrd hästi, on ju. Et jah, selles suhtes nagu tulebki arvestada, on ju. Aga no lihtsalt ei. Noh, vot ma ei saa sinna midagi teha, et mina siukse asjaga lihtsalt ei oleks nõus. Et ma ütlekski, kui mu kaaslane siukest asja mulle ütleks, tead, ma vabandan nüüd, aga ma ei suuda, vot siinkohal ma ei suuda nagu mingit kompromissi teha või? Ma ei tea, no okei, sa ütlesid, et sa ei suuda ühele põlvele laskuda ja nagu teda meheks paluda. Kas teil on sellest olnud nagu täpsemalt juttu ka, et kas see on see, kuidas ta ootaks seda või kas see on see, kuidas sa arvad, et ta ootaks? Et võib-olla tegelikult ta nagu päris nüüd seda ei ootagi, et sa ühe põlve peal nüüd küsid talt, vaid võib-olla, noh, ma ei tea, olete koos kuskil ja sul on see sõrmus ja sa küsid, et kas sa tahaksid muga abielluda. Et äkka see ka loeb nagu siis selle meheks palumise alla, aga isegi see nagu mulle väga ei meeldi ja noh, sellest mõttekäigust ma ei saa aru üldse, et mingi, et noh, et kuidas ma siis tean, et sa tahad muga abielluda. Esiteks, sina oledki olnud terve aeg see, kes üldse on tahtnud abielluda. Ehk siis juba sellepärast mulle nagu veel vähem meeldib see mõte, et noh, sa tead algusest saati, et see pole tema jaoks olnud kunagi oluline ja ta sinu jaoks teeb seda. Noh, see on tore, on ju, et ta on valmis ja kõik see. Aga et see juba niigi tekitab sellise olukorra, kus nagu justkui sina tahad midagi rohkem, sina tahad temaga rohkem abielluda kui tema sinuga, kuigi see tegelikult noh, et see nagu ei pruugi üldse tähendada seda nii või seda ei pea niimoodi võtma, aga see nagu, ma kujutan ette, et see võib niimoodi tunduda ja siis veel see, et sa pead selle küsima, see, ma arvan, et minus tekitaks üks ebamugava tunde, nagu ma reaalselt mingi anuksin kedagi, et ta minuga abielluks ja ma ei taha sellist tunnet. Et jah, seal kindlasti ongi kõik ühiskonna surve, mingid filmid, kõik, kuidas see kultuur meil on, et jah, ongi selline ootus, et see mees seda küsib ja ma ei tea nagu, et kas seda peab muutma. Nagu, et las
ta siis olla nii ja tema ju, kas tal on raske siis seda teha või sulle sellisel määral vastu tulla. Et sõrmuses pole üldse probleemi, issand jumal, muidugi sa võid talle kinkida kihlasõrmuse. Absoluutselt, kandku sõrmust, kihlasõrmust, muidugi. Ja sina võid absoluutselt selle talle kinkida, aga kas see peab olema sellises vormis, et saab palutada meheks? No kui sulle see mõte ikkagi ei sobi, siis minu arust ei pea nii olema ka ja nii ei pea tegema. Et jah, arutage kindlasti seda teemat veel ja võib-olla jah, mul tekkis nagu veel see küsimus, et kas tal ei ole elus tugevat isafiguuri olnud, aga võib-olla see ju absoluutselt ei sobitu siia, see minu mõttekäik. Ma lihtsalt nagu, et noh, tekkis kuidagi küsimus, et kui mehelik mees ta on või kas ta kardab võib-olla sellist nagu vastutuse rolli, kas tal on seal taga hoopis mingid omad hirmud selle abielu ettepaneku tegemise juures, et kas ta kardab tõesti nagu rejection'it, kuigi nagu ma ennem juba eelmise loo juures mainisin, siis minu arvates kihlumine ei peaks olema selline nagu täielik üllatus. Minu arvates see peaks olema ikkagi partnerite poolt alati ennem läbi räägitud. Ja nii ka teil, ja kui see on läbi räägitud ja ta teab ju, et sa tahad temaga abielluda, siis kuidas siis järsku, kui ta teeb abielu ettepaneku, saab üldse välja tulla, et siis sa ei taha nagu, et noh, see ei ole ju variant, et ma võib-olla nagu jah, natuke kaevaks seal sügavamale, et mis see nagu murekoht on või miks ta soovib seda ettepanekut, et millest tal nagu puudus on või millest see vajadus tekib tal, et ma nagu küsitleks seda. Ja isiklikult ma ei oleks valmis endale kedagi meheks paluma. Ma absoluutselt ei mõista kedagi hukka, kes on seda teinud ja kui see mingitele inimestele sobib, issand jumal, täiesti mul ju ükskõik, kuidas keegi oma elu elab, aga mina isiklikult niimoodi ei tahaks. Vot, issand jumal, kus on vadratud alles, mul on siuke tunne, et mu suu vahutab. Aga oleks aeg siis võitjad loosida. Suur aitäh kõigile, kes oma voice'id teele panid. Huvitavad teemad olid ja kirstordil.com, nagu ikka, saate neid saata. Aga ma arvan, et ma peangi sellele viimasele voice'ile, see oli lihtsalt nagu nii huvitav teema, et sinule ma annaksin Medironi poolt kingituse. Rahaliste erinevuste teema suhtes oli ka huvitav teema, nii et elune diffuuser läheb sinule. Ja ma arvan, et see armsa tagasiside ja baariteraapia voice, et see oli ka siia vahele väga hea, nii et siis mõnnaka poolt jahutav tekk tuleb sinule. Ja suur aitäh, et sa kuulasid ja järgmisel nädalal siis ootab meid ees selle hooaja viimane episood. Ma siis nimetan seda nagu üheks hooajaks, kuigi meil oli väikene talvepaus ka, aga ma arvan, et see ongi siis nagu see meie esimene hooaeg ja siis augusti lõpust algab siis teine hooaeg. Mõtlesin niimoodi, et teeme. Aga jah, järgmine nädal on veel jäänud, nii et loodan teid ikka siin jälle järgmine esmaspäev näha ja jah, suur aitäh sulle. Tšau!